Kuidas luua Eestis uusi töökohti, arendada erinevaid piirkondi ja edendada noorte ettevõtlikkust ning tagada jätkusuutlikum majanduslik areng kogu Eestis? Õigeid vastuseid on mitmeid, aga siin noorte ettevõtluskonkursil Valgamaal on õige vastus Euroopa Liidu regionaalarengu meetmed. Täpsemalt, piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse tugevdamiseks. Tööhõive ja ettevõtlikkuse regionaalarengu meetme eesmärk seisneb selles, et tõsta ettevõtlusaktiivsust ja suurendada tööhõivet kõikjal Eestis. Meetme rahalise toe abil korraldati kõigis maakondades erinevaid tegevusi ja projekte, nagu näiteks Valgamaa ettevõtlikkuse edendamine. Valgamaa noorte ettevõtlusprogramm Nupp Nokib on noortele vanuses 13–21 aastat ja meie eesmärk on tekitada noorte seas huvi just kohaliku majanduse arenguperspektiivide vastu. Oluline rõhk on säästval arengul, materjalide taaskasutusel, loovuse ja leidlikkuse arendamisel. Ärgitame õpilasi olema loovad ja ettevõtlikud. See on võimalus noortele ühe õppeaasta jooksul läbida ettevõtte elutsükkel alustamisest kuni lõpetamiseni. Osalesin esimest korda Nupp Nokib konkursil aastal 2016, kui olin 13-aastane. See kogemus, mis ma sealt sain, on mulle väga suure väärtusega. 2020 oli viimane aastakäik, kui osalesin õpilasfirmaga, millest sai hiljem juba ka toimiv osaühing. Oluline on, et õpilased julgeksid olla loovad ja ettevõtlikud. Mini- ja õpilasfirma loomine on eelkõige õppeprotsess, kus noored saavad madala või siis riskivaba kogemuse reaalsest ettevõtlusest. Ettevõtlikkus on isikuomadus, mida läheb vaja igal elualal, ka kodus ja puhkehetkel. Sellepärast soovimegi, et meie õpilased oleksid ettevõtlikud ning programm on aidanud meil süsteemsemalt planeerida, ellu viia arendustööd, oskuslikumalt kogukonda kaasata ja olla järjepidev. Mina tahan olla iseendale tööandja. See on juba kooli ajal võimalus enda oskused ja võimed proovile panna. Programmi ja koolitusi läbides ning firmat tehes õpivad noored iseennast rohkem tundma. Meeskonnatööd, suhtlemisoskust, pingetaluvust, aja planeerimist, müügioskust koos turundusega ja raamatupidamist. Just noorte pärast olen ma ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamise võtnud nii-öelda enda südameasjaks, sest see annab noortele suurepärased võimalused erinevate kogemuste saamiseks. Lisaks kogemustele sain ka uued kontaktid tulevikuks, kellelt alati abi ja nõu küsida. Ja kuigi programmil on väga tugev tugisüsteem, siis on oluline mainida, et mitte kunagi ei tehtud meie eest asju ära, vaid suunati ja anti nõu. See arendas meid tohutult. Kui inimene saab ise pusida ja proovida, siis toimub ka areng. Just selliseid meetmeid ongi vaja, mis suurendavad ettevõtlusaktiivsust ja pikas perspektiivis töökohtade loomist ning säilitamist. Sellises laiapõhises koostöös tugenevad suhted inimeste, sündmuste korraldajate ning ettevõtjate vahel. Valgamaa haridusasutuste töötajad osalesid koolitustel, seminaridel ja erinevatel infopäevadel. Lisaks ka Valgamaa ettevõtjad osalesid erinevates tegevustes ja said projektist kasu. Just selliste tegevustega ja Euroopa Liidu regionaalarengu meetmetega elavdame ettevõtluskeskustest väljaspool meie ümber nii täna kui tulevikus. Olles nii oluline osa Eesti regionaalarengust ja poliitikast.